Tervist, kallis YouTube'i jälgija, kanali tellija ja teie klubi liikmed. Meil on täna hästi vahva külaline, keda te olete ammu juba küsinud mu käest. Tere, Sergei! Tere, Merike! Ja enne kui ma sulle mikrofoni annan, siis natuke juhatan sisse, et Sergei on tulnud mulle läbi Facebooki, TikToki hästi vahvate teemadega, mis meid ju kõiki puudutavad, nii mehi kui naisi. ja seetõttu on hästi põnev, ma olen hästi põnevil ise ka siin sinu tuleku suhtes. Aga kuna meil on ikkagi numeroloogiline kanal, siis ma juhatan selle niimoodi sisse, et natukene uurisin, et Sergei edukuse kood on 566 ja 8 ja 7 ehk siis ma hoian näppu pulsil ja kuulan, kus kohas ma vahepeal ütlen, mis number sul kuidagi siin elus siis on trigerdanud ja toon väikseid seoseid. Ja edukuse koodi, miks ma selle ära mainin, Sergei, sulle ma seda ka ei öelnud enne, seetõttu, et paljud siin selle kanali jälgijad on väga teadlikud oma edukuse koodist ja näiteks keegi, kellel on nüüd seesama kood, ta saab siit võtta väikest koppi, et sina oled midagi teinud, liikunud kuidagimoodi, et ka sina, kallis kuulaja, kommenteeri siia alla, et kas sul ka selline edukuse kood on ja kuidas see sinu puhul on töötanud. Aga Sergei, kes sa oled selline ja sina oled ju nii nagu minagi tulnud nagu seened pärast vihma kuidagi ekraanile. Inimesed on kõik hämmingus, kes on Sergei, räägib tervisest, ta räägib nii lihtsas keeles, tuleb nii täitsa naha alla. Et kes sa oled selline ja millega sa tegeled? Aitäh vahva, nii vahva heade sõnade eest. Ma olen pärit Venemaalt, tulin Eestisse umbes 15-16 aastat tagasi ja astusin siin peremeditsiini residentuuri. Sooritasin muidugi keeleeksami, tähendab meditsiinieksami 6. kursusega, aga enne seda õppisin keelt paar aastat ja töötasin Ericssoni tehases ja Swissotelis kelnerina juba olles Venemaal arst, aga no lihtsalt siin ei saanud kohe tööle ja siis paar aastat sellist keelepraktikat, siis sooritasin keeleeksami ja astusin residentuuri ja siis pärast seda sain oma perearsti nimistu aasta 2014 Viimsis ja siis riiklikus süsteemis olen päris kaua töötanud ja perearstina erinevates kohtades, siis erakliinikutes ka paralleelselt töötanud ja viimased 5-6 aastat pigem olen oma tähelepanu või lülitasin ümber ennetavale rohkem tegevusele või integratiivsele, holistilisele, et nagu on erinevad suunad. Mhm. Üks osa sellest kindlasti on mingi funktsionaalne meditsiin, millest ka palju räägitakse, kus uuritakse mitte sellist staatilist inimest nagu klassikaline meditsiin läheneb sellele või meil on mingid teatud haigused ja nad justkui tekivad ühe päevaga ja me ravime neid, ei mõtle üldse, mis oli enne seda ja nii edasi. Aga kui me räägime ikkagi inimtervisest, siis lähenemine peab olema minu arvates selline, et loodus ootaks, et me elaksime väga pikalt ja tervetena, aga meie elukeskkond või kuidas me seda nimetame, epigeneetika, kõik, mis on geneetika kohal, igasugused elustiili tegurid, nemad mõjutavad nii, et me jääme haigeks. Ja umbes 6 aastat tagasi mul endal, ma ei tundnud ennast halvasti, aga ma lihtsalt läksin arsti juurde teha ultraheli uuring, oma kõhukopa ultraheli uuring ja arst vaatas mind suurte silmadega ja küsis, et millal sa viimati ultraheli tegid, see ultraheli arst. Nii. Mul kohe suhkur tõusis, rõhk tõusis, ma mõtlen, no nüüd hakkab pihta ja siis avastataksegi seal hästi väga haruldane haigus. Siis kohe onkoloogi juurde, kohe kõik need uuringud, asjad ja no selgub, et päris pahaloomulist asja ei ole, aga see on selline piiripealne haigus, mis võib mingil hetkel ka pahaloomuliseks muutuda ja siis igasugused soovitused ja nii edasi. Nii et ma 3 päeva ei ole maganud, muidugi sellest ajast saadik on mul väga tugev ärevus, mida mul ei ole kunagi elus olnud, aga nüüd 6 aastat on minuga see ärevus olemas, see surmahirm kogu aeg siin, et nagu igapäevaselt ja see on minu suur probleem, suur mure. Ja
Ja see oligi selline hästi suur tõuge minu jaoks, et ma drastiliselt muutsin oma elu päevapealt. Ja oma suhtumist haigustesse ma ei tea, ma võtsin haiguslehe, sest ma lihtsalt ei saanud tööd teha. Ma üle kogu keha, ma värisesin kogu aeg, ma lihtsalt ei saanud sellega hakkama, et selle hirmuga, et minuga Mm. midagi ikkagi juhtub. Ja siis ma päev otsa otsisin lahendusi. Artikleid lihtsalt Youtube'is, podcast'e, igasuguseid ja see oligi Scrollisid nii, kogu aeg informatsiooni. just ja see oligi nii, et ma justkui leian või justkui leidsin lahenduse, aga see ei olnud mingi üks kindel asi, see oli ikkagi lihtsalt väga oluline 180-kraadiline siis elustiili või selline pöörd elustiilis ja suhtumises. No et seda suhtumist nagu sellist vaimset poolt ma ei saanud muuta niimoodi, et ma ikkagi nagu kannatan selle surve all. Mhm. Aga kehalist poolt ja suhtumist teiste inimeste tervisesse ma muutsin oluliselt, et ma ei ole kunagi nii mõelnud ja ma ei ole kunagi inimest nii käsitlenud. Ma olen alati tahtnud olla natuke teistsugune, et mulle ei meeldinud neid 15-10-minutised vastuvõtud, mulle ei meeldinud see, et ma ei saanud normaalset infot jagada. Ja see oligi see viimane samm ja sellest ajast saadik ma tegelengi rohkem elustiiliga. Sisuliselt see, mida ma teen praegu, ongi elustiilimeditsiin. Seda taas võib nimetada kuidas iganes, aga kõik ringleb selle elustiili ümber. Ka enda jaoks ma otsin ja otsin uusi lahendusi, võimalusi, meetmeid, kuidas ma saaksin oma tervist parandada. Selge, et seal on toidulisandid, selge, et seal on kõik need saunad, hingamisharjutused, toitumine, trennid ja kõik need asjad. Et nüüd ma vaatan seda viimased 5 aastat, ma vaatan seda hoopis teistsuguse pilguga. Et see on puhtalt 100% isiklik kogemus, mille peal ma nüüd tuginen, kui ma näen haiget inimest või kui ma ei taha, et tervest inimesest tekiks haige inimene. see on nii huvitav. Ma natukene hüppan siia vahele, et siis, kui sa ütlesid, et vaata, kui sa said selle diagnoosi, siis sa olid kodus haiguslehel ja sa ütlesid, et seda oma mõtlemist sa ei suutnud muuta, aga sa muutsid oma mõtlemist see, kuidas nagu teisi inimesi aidata. Et kas sa oled nüüd juba jõudnud ka enda mõtlemist muuta, et kas sa oled hakanud rohkem siis oma keha kuulama? noh, ma arvan, et vastus on jaa, loomulikult, eks ju. et aga ka see, et see on kõik nii müstiline. Natukene nüüd, et nagu väga müstiliseks minna, et vaata, kui huvitav, Sergei, et ikkagi meie keha on nii tark masin, et tema ju tegelikult andis sulle mingisuguse märguande, et kuule, Sergei, nii nagu sa siiamaani oled jätkanud, enam jätkata ei saa. nüüd tuleb teha mingi restart. no vot sellised mõtted mul praegu täiega nagu tulid, et mikrofon on sinu pool. Just. Ja ega ma ei elanud ebatervislikult. Mhm, Et ma olen kogu aeg olnud normkaalus, ma ei suitsetanud, alkoholi ei tarvitanud, ma olen niikuinii trennis käinud ja nagu kõik pidi just nagu õige olema. mhm, Aga ikkagi, no peas on enamus selge ja ka minu jaoks tõesti see fraas, et kõik haigused pärinevad meil peast, närvisüsteemist, see on ikkagi hoopis teistsuguse tähendusega nüüd ka minu jaoks. Ja ma olen rääkinud palju, no palju ei ole rääkinud, aga olen lugenud ja vaadanud, no päriselt suhelnud ka oleme doktor Raudsikuga näiteks, et kes samuti ka no pooldab ka seda osa, et ikkagi meie vaimne pool on väga oluline mhm. ja no muidugi ka teiste arstidega ja see, mida ma soovikski inimestele öelda, on see ja sa ütlesid väga õiget asja, et on väga suur oskus oma keha kuulata, oma keha vajadusi õigesti tõlgendada ja näiteks kui sa oled väsinud, siis sa pead magama, mitte teist kohvi võtta. Mhm. Kui sul on noh, mingi muu vajadus, no näiteks magusa järele, sul tuleb aru saada, kust see tuleb, et mitte lihtsalt seda magusat süüa. Sest näiteks, kui me räägime magusa vajadusest
mida on näiteks ka minul olnud ja noh, tegelikult paljudel siiani, aga mida ma õpetan ja mida ma ise kogen õige või noh, enam-vähem õige elustiili juures, mis minu praegu on see, et mida rohkem me toidame oma keha, seda vähem tal tekib soove midagi teha selliselt, mis seda keha kahjustaks. mm. ja on väga vajalik see arusaam, et tõesti seda tõlgendada, seda signaali õigesti tõlgendada, sest kui kehas näiteks tekib vajadus magusa järele, eriti õhtupoole, see ei ole signaal sellest, et sa pead just magusat sööma. See on signaal sellest, et keha energiaressurssid on lõpule jõudnud ja et oleks vaja teha kaks varianti. Kas sa lähed magama ja taastad neid või kas sa jätkad oma sarjaga või põneviku vaatamisega ja võtad juurde siis popkorni ja natuke veini ja seda. Et siin tuleb see hetk, kus Peab see otsus. otsustama. Mhm. Just, aga kahjuks sageli see otsus kaldub vales suunas ja sa otsustad jätkata ja otsustad oma keha vajadusi eirata, mitte neid märgata. Selge see, et see keskkond surub peale, sulle müüakse, tahetakse, et sa tarbiksid aina rohkem ja ülesanne on vastu pidada ja sellele mitte alluda. Kuidas me võime proovida seda õhtust probleemi lahendada? Kõrvaldada või vähendada stiimulite, õhtuste stiimulite aktiivsust, sest keha ongi loodud selleks, et ööpäeva, vastavalt ööpäeva rütmile talitleda ja õhtupoole kuskil kella 7-8 ei tohiks enam olla mingeid selliseid hästi tugevaid stiimuleid, ei eredat valgust, eriti laevalgust, ei mingit põnevike vaatamist. No söömine ka nii ja naa, et kui tahta, siis midagi kerget ja pigem, aga ka sellest ei räägita. Mhm. See on nagu igapäevane rituaal kõikide laste täiskasvanute jaoks ja muidugi ei ole ime, et lapsed ei jää magama ja lapsed jäävad magama kell 11, kuigi peaksid magama juba alates kella 8. Ja nendest lastest, kes ei maga, nendest saavad siis ka ärevad noorukid ja täiskasvanud, sest nende aju on kogu aeg põletikus, ta ei saa kosuda. Kõik protsessid meie kehas käivad niimoodi ringiga. Kui keha on kavatsenud mingid pikad taastumisprotsessid, kui keha on kavandanud mingit protsessi, siis see peaks seda nii-öelda tsükli läbima. Aga kui see ei alga õigel ajal või ei lõpe õigel ajal, et sa ärkad vahepeal öösel või sa lähed hilja magama või sa ärkad väga vara või sa oled alkoholi joonud, et sinu uni ei olnud piisavalt, et seda tsüklit ikkagi täisväärtuslikult läbi viia. sul kuhjub seda mingit prügi kogu aeg, iga õhtu, iga öö, et see osa, mis ei olnud taastunud, see osa, kus on kogunenud mingid rakud, kahjulikud, mida oleks võinud ära hävitada. Ja keha peab sellega midagi tegema ja järgmisel ööl ta ei saa jätkata sellest samast kohast, ta jätkab algusest peale lootuses, et ta viib lõpuni. Ja kahjuks nii, et näiteks see krooniline unepuudus ja ülesöömine, ega ülesöömine ise võib-olla ka ei ole nagu probleem selles kontekstis, et me sööme üle kaloreid, sest inimesed võivad süüa rohkem ja talvel ka võivad süüa natuke rohkem, aga asi on kvaliteedis, asi on oma keha vajaduste arusaamises ja Mm. selles jah, kuidas me siis toidame teda, millega. See on nii huvitav. Sul vett on või? Võta lonks vett, sul siin kõditab kurku. Ja tunned juba? Tunne, ma kuulen, mul hakkas endal ka kõrgus kohe kõdima. Ja. Ma lihtsalt mõtlesin seda, et vaata, kui huvitav, sa tõid hästi kihvtid tähelepanekud, et tõepoolest, et ma mäletan ise noorusaega, noh, sina ka kindlasti mäletad seda, kui meil ei olnud telefone.
et mis me õhtuti tegime, oligi, ema saatis juba varakult magama, onju, et rahune maha ja siis seal sa niimoodi kossutasid ja jäidki magama. et aga mis nüüd on siis iseendale ju sama tihtipeale, et kas loed raamatu, võtad telefoni, ai, võtan telefoni, vaatab veel kiiresti mingid asjad üle, onju. ekraan on jumalast ere valge sul siin ees ja siis eriti uued nutitelefonid ütlevad, et kui ei näe, keeran sulle kohe valgust juurde. minul see läpakas ütleb siin tihtipeale, paneb sellise prožektori mulle õhtul silma, et saad aru, ohohoh. et ja ma saangi aru ja aga noh, lastega ongi see teema siin tihtipeale ju ka, mida me näeme, on see, et lapsed ju enam ei söö, on ju, normaalselt pannakse kohe telefon ette, multikas ette ja siis ema annab sealt lusikaga niimoodi kõrvalt. et me võimegi sellel teemal jääda, ei tea, kui kaugele rääkima arvatavasti, et aga siin, kuna meil on ikkagi 40 ja pluss vaatajaskond, ja, te ka kallikesed siin, kes te kuulate, et palun kommenteerige, et kuidas teil siin sellega lood on, mis te õhtul teete, loete raamatut või rahunete maha seal kell 7 või kell 7 hakkab alles elu käima et see on hästi huvitav teema, vot sa puudutasid hästi kihvti juttu, just see magusa teema, ma eile täiega võitlesin, saad aru. hüppan nagu konn ühest toast teise, mõtlen, et ma nüüd hakkan ennast siin kägistama, kõik viimased kommid söön ära, rohkem enam ei osta neid. siis mõtlen, okei, ma teen teed ja panen hästi palju mett sisse ja siis rahunesin maha, muidugi ma jõin ära ikka ka, ikka korralik selline meepomm oli. aga sa ütlesidki niimoodi, et kui tekib see maguseisu, siis tegelikult peaks ju kuulama, kust see tuleb ja üldse numeroloogiliselt on hästi palju sõltuvusi, mis üldse nagu õhus on, mida ma näen ka inimestel, mul kaasa arvatud, üks kõige suuremaid karmavõlgasid on minul number 15. Teie, kes te siin kaua kanalil olete olnud, siis te teate, et see ongi see tunnusmärk, et sul on sõltuvus, sul on töönarkomaania on sõltuvus, on ju, maguseisu, söömine, kaassõltuvus, ei saa suhtest välja tulla, mis juba ammu ei toimi. aga see kõik tuleb minu meelest vot siit sees, nii nagu sa ütledki, need tervisehädad ka. kui ma ütlesin ka sinu selle edukuse koodi, et sul on seal lõpus 7, mis viitab ka tervisenumbrile nagu minulgi, et peab olema see füüsiline liikumine, õige toitumine ja ma enne sulle ütlesin eetriväliselt, et mis siis meil on need valupunktid. et mina olen tihtipeale märganud, et kui ma söön, siis kui mul käib mingi krõks kõhust läbi ja siis ma mõtlen oot-oot-oot-oot, et kas on nüüd kas juurde või vähe, et aitab küll. tegelikult see on see, et kõik finito, kõht on täis. aga mis me teeme, jälle me sööme üle, et kust tuleb see asi, see sõltuvus üleüldse, vaata, sõltuvused on nii laiad asjad, et kui sa nüüd oled seda kõike uurinud, ma loodan, et sa püsid reel, mis ma praegu räägin, et ma räägin niimoodi ühest asjast teiseni, aga tegelikult kõik ju koondub meie sisse siia, see kõik tuleb ju kuskilt. ma ise uurisin ükskord, et näiteks see magusa vajadus tuleb sellest, et justkui ei armasta ennast piisavalt, ei hinda ennast piisavalt. nii, nüüd võtan mina lonkspett, nüüd sina räägi ja ma käsitleks, noh, mingi aja jooksul ma hakkasin sõltuvuse, sealhulgas magusasõltuvuse või üldse näiteks ülesöömise teemat käsitlema rohkem kehaliste probleemide märgina või nagu tunnusena, sest tundub, et tundub, et meie käitumine, meie otsused sõltuvad enamasti sellest, millises olukorras meie kehaline pool on. mm. kui meie kehaline pool on ressursside puuduses, siis mis jääb meie käitumise, tähendab, no sellest võib ka järeldada, et keha tahab ellu jääda ja selleks, et ellu jääda, ta muudab meie käitumist, muudab meie emotsionaalset sellist sfääri selliseks, et me täidaks nagu masin puhtalt meie närvisüsteemi ülesandeid selleks, et ellu jääda. Siia kuulub ka depressioon, siia kuulub ka ärevus, siia kuuluvad ka igasugused bipolaarsed häired ja nii edasi. Sest praegu uuringud räägivadki sellest, et paljudest nendest haigustest on võimalik kas 100% lahti saada, on raske öelda, aga oluliselt neid vähendada läbi toitumise ja elustiili muutmise. Sest sellest samast depressioonist hiljuti eelmisel aastal läbi viidud just Harvardi koolis uuring, kus
kasutati ketogeenset toitumist, et hästi vähendada süsivesikute kogusega toitumist selleks, et depressiooni tunnuseid tudengitel tagasi pöörata ja oligi nii üliedukas mm, sekkumine, mis tähendab ketogeenne toitumine. Seda ma igaühele ei soovita, pigem on tegemist ravitoitumisega, aga ikkagi see tähendab seda, et süsivesikute kogus päevas, riis, kartul, pasta, pudrud, puuviljad, mingid leivalised, šokolaadid, jogurtid ja kõik muu, et see on viidud miinimumini või üldse välistatud. Ja peamiseks toiduks on liha, kala, mereannid, trupskid, munad, maapealsed köögiviljad, seened, noh, natuke pähkleid, hästi natuke marju ja natuke hapupiimatooteid. Nii et hästi valgurikas, hästi rasvarikas ja noh, mõõdukalt kiudainerikas toit. Ja see peegeldab seda ja ma ei räägi ainult sellest depressioonist, on ka muid uuringuid, näiteks mul on üks hea sõbranna, ta on ise psühholoog, aga temal on väga raske söömishäire lapsepõlvest saadik ja lisaks sellele tal on hästi tugev alkoholisõltuvus. mm. Nii et sellises imelises inimeses, kes on lihtsalt üks oma teadmiste poolt, on üldse üks parimaid, keda ma tunnen nagu psühholoogidest. Ta on veel näitleja selle kõige juures. Temal on söömishäire ja alkoholisõltuvus. Me oleme korduvalt temaga rääkinud sellest, et ma rääkisin talle, et palun proovi ketogeenset toitumist, ma olen sinuga koos, teeme koos ja nii edasi ja nii edasi. Ja kogu aeg temal tekib ikkagi mingi selline hoiak, et oot, see ei ole minu elu. Minu elu on see, et ma ei ole veel selleni jõudnud ja sa liiga surud peale ja nii edasi. Nii et ikkagi, kui sõltuvusest rääkida, me võime proovida, aga lihtsalt see lähenemine peab olema niivõrd, võib olla selline ettevalmistav, leebe ja et see inimene jõuaks ise selleni või see probleem peab olema niivõrd väljendunud, ma ei tea, vähk või mõni muu raske haigus või miski, mis oleks nii oluline tõesti elu ja surma küsimus. Vot siis inimene võib otsustada selle kasuks, selle kasutamise kasuks. Nii et kui sõltuvusest rääkida, ka alkoholisõltuvust ravitakse ketogeense toitumisega. Nii et läbi keha ravitakse sõltuvust, mitte läbi vaimsete võtete, mitte läbi psühholoogilisete konsultatsioonide, vaid läbi keha ressursside täiendamise. Ketogeense toitumise korral keha ise enam ei kasuta glükoosi energiaallikana, vaid läheb üle oma rasvadele kui energiaallikale ja nende rasvade lagundamisel tekivadki ketokehad, näiteks atsetoon. Ja see atsetoon ja kõik muud veel 2 ketokehad, nad toidavad kogu keha, asendavad glükoosi. Ja ketoonidel, ehk siis sellel atsetoonil ja muudel on hästi tugev põletikuvastane toime ja ärevuse vastane, depressiooni vastane ja noh, kõik mis iganes muu. Ja veel on üks väga huvitav hiljutine avastus, et näiteks need süstid kaalu alandamiseks, sest no, ülekaal on ka teatud tüüpi üks nagu sõltuvushäire, kas süsivesikutest sõltuvus, kas kahjulikust keskkonnast sõltuvuseks, see erevalgus, sinine valgus, mugavus, trenni mitte tegemine, see on sõltuvus mugavast elust. Ja kui seda süsti süstida, see aitab tegelikult alkoholisõltuvuse vastu. Tänu sellele, et see hormoon, mida imiteerib see süst ja mida muide toodab meie enda soolestik, see parandab, korrigeerib käitumist alkoholi tarbimise suhtes. Aga lihtsalt see, mida me süstime, see on 1000 korda kõrgem. Aga meie soolestik ise seda toodab, aga selleks, et ta toodaks seda hormooni, me peame sööma valku ja rasva. Nii et kui inimene elab sellises elus, kus ta ei tarbi piisavalt valku ja rasva, tema kehas võivad tekkida igasugused soovid ja nagu potentsiaalselt ka sõltuvuse potentsiaaliga.
aga kui see keha saab väga palju õigeid asju toidust, kui see keha piisavalt magab, puhkab, kui kõik need tsüklilised protsessid käivad nii nagu peaks, siis ta on nendest soovidest prii. Ei räägi, ei garanteeri muidugi 100%-liselt ja aga lihtsalt see ei muutu vajaduseks, Mm. sest kõik tema vajadused on kaetud täisväärtusliku toitumise ja elustiiliga. Kuule, Sergei, saad aru, mul pea plahvatab praegu et kommenteerige teie ka, kes te siin kuulate. Ja mul on kaks küsimust, mitte küsimust, aga selles suhtes mina nüüd arvan, et teie, kes te kuulate, teie kindlasti tahaksite läbi minu seda küsida. Kas ma saan õigesti aru, et sa räägid getodieedist kui sellisest? ja tead, mul tuli praegu meelde, ma kuulasin, kõrv kikkis, aga sa räägid ikkagi nagu arst, on ju. selles suhtes ma pean siin vahepeal filtreerima nagu tavaline inimene seda juttu ja siis ma mõtlen, kirjutasin üles ketogeene toitumine ja mõtlen geto, kui tuttav see on. Ma olen ise ka seda kusjuures üks aeg proovinud ja see töötas imehästi. Ja kui sa ütlesid see lause, mis mul jäi praegu meelde, sa ütlesid, et see on pigem nagu selline raviv toitumine, kui ma saan õigesti aru. Aga ma tean, et aastaid inimesed elavad selle järgi. Et kuidas sa sellesse suhtud? Kusjuures tõesti, ma tegin seda ka mingi periood, kas 3 kuud äkki ja mul kadus maguseisu ära ja kaal kohe põmmises alla jah, või kuidas seda öelda. Et see tõesti töötas hästi. Vot siin ma tahaksin, et sa natukene täiendaksid, et kas on lihtsalt see, et seda tehakse mingi periood või siis seda saab elustiiliks teha ja ma tean, et seal tuleb ju mingite asjadega asendada, et kuidas sinu arsti vaatepilk sellele on, et äkki sa veitsa nagu räägiksid sel teemal veel ja kusjuures ma tahaksin, et sa tooksid ka ära selle vahepeal, et kuidas sina aitad inimesi, et mis on see sinu eesmärk, et kui sa enam ei ole lihtsalt see tavaline doktor Sergei, sa vaatad seda kuidagi nii laialt ja ma tean, et sa ju ka seal Facebookis, TikTokis räägid nendest täitsa nii, et iga sinu väike video jälle kutsub mind, et täitsa lõpp, ma pean kuhugi kribama, kuhu ma saan sinuga kontakti ja nii edasi. Vot neid asju natukene, et äkki valgustaksid ja ma tahan pärast sellest süstist ka veel natuke paar küsimust, aga räägi kõigepealt see. Ja. aitäh. Ketogeense toitumise kohta on väga palju küsimusi siiani, aga muidu lihtsalt teile ka teadmiseks, et meil ka Eestis päris ametlikus kohas Tartu Ülikooli Kliinikumis, laste neuroloogia kliinikumis on olemas üks arst, laste neuroloog, kes kuulub ketogeense toitumise neuroloogide nii-öelda kogukonda, kus kasutatakse ketogeenset toitumist lastel ravile mitte alluva epilepsia ravimiseks. See on ainuke viis üldse maailmas. Isegi selle kohta on olemas üks film, kas Meryl Streepiga, kas mingi Jack, mul ei ole enam meeles, aga just ketogeense toitumise kohta laste, et lapsel oli epilepsia. Ma ei ole ise seda filmi vaadanud, olen alati tahtnud vaadata, aga lihtsalt selle kohta on väga palju infot, et kui keegi on teist vaadanud, et võite kirjutada, et kas Ja. oli selline huvi, no pidi võimas film olema. Mhm. No võib lihtsalt Google'is panna Meryl Streep ja ketogeenne toitumine või mingi ketogenic diet või midagi Ja sellist. korraks, et kui keegi on seda filmi vaadanud või teab sellist filmi, siis kommenteerige siia alla, et saame kiiremini niimoodi seda vaatama kõik. Nii? Ja nii et täiesti ametlikult. Seda võib ka kasutada aastaid, aga on leidnud, et lastel ja noorukitel kasutades see vajab kindlasti rohkem tähelepanu just arstide poolt, sest see on ikkagi üsna piirav, kui me räägime raviketoosist. Neil on erinevad asjad, kui me lihtsalt selline tavaline toitumuslik ketoos, mida võib enamus meist kasutada ajutiselt, pigem kas kaalu langetamiseks, meeleolu parandamiseks, polüsüstiliste munasarjade sündroomi ja migreenide leevendamiseks ja nii edasi ja päris raviketoos, kus ketoonide tase on väga kõrge, 3-st 3, 4, 5 no kuni 6-ni. See vajab ikkagi pühendumist, see vajab üsna ranget toitumist, kus süsivesikude kogus on väga väike, väga väike. Et ja see ongi see vastus, et igaüks võib kasutada, aga kui pikalt, pigem teatud näidustustel, kroonilised haigused, mingid autoimmuunsed haigused või näiteks väga suure ülekaalule eelsoodumusega inimene, kes kohe, kui lõpetab mingit dieeti, kohe tavalist võtab kaalus juurde, aga kui ta on
sellisel no klassikalisel, võib-olla mitte raviketoosis, et mitte nii sügavas ketoosis, isegi kerges ketoosis, kus ketoonide tase on 0,5 kuni 1,5, mida saab mõõta näiteks kas ketooni monitoriga, mida saab kinnitada siia, osta 70 eurot maksab, glükoosimonitor.ee saab osta, mul ei ole mingit afiliate'i nendega, aga lihtsalt see praegu üks mugav koht, kus seda saab osta. Ja või näiteks Ketomojo on ka üks selline huvitav ja noh, firma, mis üle maailma nüüd müüb Ketomojo, mis müüb neid ketomonitore. Aga neid ketoone siis mõõdetakse, et tuleb sõrme torgata. Ja, ja kui selles kerges ketoosis olla ja niimoodi võib päris mitu aastat elada ja meil hiljuti oli üks vestlusõhtu eelmisel nädalal, kus meid külastas üks nüüd minu tuttav, kellega ma sain tuttavaks mõned kuud tagasi, kus ma käisin Ida-Virumaal loengut pidama ühes väikses kohas ja siis tema on olnud ketogeensel toitumisel 9 aastat ja see on olnud ainuke viis, mille abil ta saab lahti oma isudest, ta saab püsida oma normaalses kehakaalus ja tal on ka lüpödeem, selline krooniline rasvkoe põletik, mis meenutab nagu tselluliiti, aga on hästi valulik ja see on väga suur probleem, praegu kasvav probleem maailmas. Ja tema on saanud no, või lahti sellest, kas rangema ketogeense toitumisega või siis karnivoortoitumisega, lihasöömisega. Aga ka tema elustiil on siis ketogeenne toitumine. Nii, et pigem näidustustel, kui sa oled terve, sportlik, kui sa magad hästi ja oskad stressi maandada, siis ilmselt ketogeenset toitumist sul ei ole vaja. Võib lihtsalt mingi aeg proovida, kuidas on olla ketoosis, et sellest midagi halba ei ole. Kuu, 2, 3 võid olla ketoosis, võib olla veel natuke rasva kaotada ja siis võid minna lihtsalt süsivesikude vaesele toitumisele, mida ma nüüd propageerin ja soovitan, mis on sisuliselt lihtsalt tervislik toitumine. Kui sa välistad kõik suhkrud, igasugused väga suurtes kogustes puuvilju, mahlasid, smuutisid, putrusid, müslisid, igasuguseid sellist kraami, mida inimesed ei ole kunagi nii suurtes kogustes söönud. Ja siis, mis puudutab teist küsimust ja mis see teine küsimus oligi? Sergei, tead, kui sa räägid, siis sa räägid nagu minust kogu aeg. Mul vahepeal tahaks nagu täiega häbiga nurka minna, et täitsa lõpp. Eile ma sõin, ma ei tea, õuna ja siis ma sõin seda ja ma sõin kolmandat, ma ei tea, kus ma plahvatan. Ma saan aru kusjuures ka, et vaata, ma olen sellises vanuses juba, kus on nagu menopaus, et ma arvan, et sa tegeled ju ka selliste inimestega, ka meestel on ju mingi oma menopaus kindlasti seal 40 plussis. Et ma ei usu, Ja. et mehi see kuidagi eemale vaatab. Et teine küsimus, Sergei, oli see, just sa hakkasid juba minema, et kuidas sa aitad inimesi, kuidas sinuga ühenduses saab, kui sa pakkusid enda sõbrannale ennast juhendajaks, saad aru, ma mõtlesin, et kull on kahju, et mina sinu sõbranna ei ole. Et aga kuidas sa siis meid saad aidata, meil on siin kanalil peaaegu 3000, kes on, tellivad kanalit, aga vaatab mind veel mingi 4000 pluss veel inimesi, et aita meid, Sergei, palun. Ja, ega selleks, et terveks jääda, ei pea arsti poole pöörduma, ka minu poole ei pea pöörduma sellel eesmärgil. Kui sa lihtsalt jälgid või tunned, mida sinu keha vajab ja küll sa leiad seda infot. Pigem ole natuke ettevaatlikum. Mulle tundub, et minu lähenemine on hea. Ma ei räägi, et see on 100% igaühe jaoks sobilik ja ainult nii sa pead tegema. Aga mulle tundub, et minu patsientidele, minu lähedastele, mulle endale ja ka uuringud ka seda näitavad, et see on päris hea. Nii nii. et see süsivesikute vaene toitumine, igasugused need trenni asjad, une normaliseerimine, stressi maandamine, õues viibimine, toksiinide vähendamine, kõik sellised lähenemised, mida me ükshaaval lahkame vastuvõtul ja siis sa saad aru, kus on kõige problemaatilised kohad tegelikult. Ja näiteks võib ka tulla mõni inimene, kes räägibki, et ma söön tervislikult ja tähendab, söön putru
ja siis veel täisteravilja, täisterapastad ja siis veel banaanismuutid ja sellised asjad, aga sellel inimesel kahjuks vereproovid ei ole korras või sellel naisel on menstruaaltsükli häireid või tal on migreenid või mingid mida maksanäitajad ikka? korrast ära, kolesterool on kõrgevõitu, veresuhkur on piiri peal, et kõik on justkui piiri peal, aga see tähendab seda, et sinu keha on juba sellega võidelnud mingi aeg, et sind kaitsta, et nagu hoida neid numbrid korras. Mm. Tuleb muidugi analüüsida, et miks sa võtsid kaalus juurde neid 1-2 kilo. Muidugi menopausi ajal, no näiteks kui me räägime menopausist, perimenopausist, see võib olla enam-vähem loomulik, aga ikkagi me ei räägi sellest, et kõik naised menopausis tingimata võtavad kaalus juurde. Kahjuks see on muutunud normiks praegu meie jaoks, aga see ei ole norm. Norm on mitte võtta kaalus juurde vähemalt kuni 60. eluaastani. Ja Mm. siis, kui sa oled postmenopausis või sellises korralikus menopausis, vot siis sa võid juba kaalus juurde võtta, aga enne 60. eluaastat ole lahke, püsi oma optimaalses Kuulsite? kehakaalus. Ja, kuulsite, see aga ei ole mingisugune, kuidas see on, vabandus, et mul on menopaus, ma võtsin 60 kilo juurde näiteks. ja, et selge see, et ei tahaks ka kuidagi nagu halvustada või et see on mingi karistus ma või saan aru sinust, ühesõnaga Sergei, saan aru. et see on ikkagi iga inimese otsus, iga inimese vastutus, kas olla terve. Aga kõige suurem küsimus on see, kust saada seda infot, õiget infot. just. taas, sa oled menopausis, sa tuled oma arsti juurde ja sul küsitakse, mida sa sööd ja öeldakse, okei, munad välja, ma ei tea, rasvane hapukoor välja. Aga pudrud sisse, täistera leivad sisse, täistera need pasta sisse ja nii edasi. Ja Mhm. see ongi kõige suurem probleem, probleem. et sa hakkad sööma seda, mida sinu menopausis olev keha mitte kunagi töötlema ei hakka. no vot. See oli võimalik, kui sinu 20-ndates, 30-ndates, aga kahjuks 50-ndates pead juba väga hoolega valima. Kui me oleksime kuskil hõimudes, kus tõesti oleks hästi puhas toit, hea keskkond ja nii edasi, noh siis võib-olla see oleks okei. Aga noh, me elame sellises olukorras. Ja mina oma vastuvõtul tegelengi sellega, et ma vaatan neid analüüse, näitan sulle, kuidas on need analüüsid ajaga muutunud. Näiteks sinu veresuhkur võis olla 5 aastat tagasi 5,1, praegu sa tuled vastuvõtule, see on 5,8. No mõni arst võib-olla pöörab ka sellele tähelepanu ja ütleb, tead, no siin ikkagi suhkruga midagi, aga harva, ausalt ütlen väga harva, seni kuni see seal punasega ei vilgu. No arvatakse, et see on kogu aeg selline olnud. No tegelikult ei ole. Sa võtsid kaalust natuke juurde, su vererõhunumbrid natuke tõusid, su mingid maksanäitajad natuke tõusid, kusihappe, hormoonides on mingid muutused ja see ongi minu ülesanne. Ja sellepärast minu vastuvõtud on pikad. Praegu ma panin ainult ühe vastuvõtu kestuse kaugkonsultatsioonina 45 minutit, muidu mul on olnud ka pool tundi ja 1,5 tundi ja 2 tundi olnud vastu võtta. Aga ma lihtsalt saan aru, kui see vastuvõtu aeg on üle tunni, hakkab juba nagu väga palju infot koguma ja patsient ei seedi enam seda. Et minu jaoks on natuke rohkem pinget ja mul ongi 2 vastuvõtu kohta praegu. Üks on Medemiskliinikus siin Tallinnas Ahtri tänaval. Ja kaugteel on minu enda kliiniku kaudu, ennetusmeditsiini kliiniku kodulehe kaudu, siis saab ennast registreerida, seal on mul ainult kaugvastuvõtud. Aga samas te võite saata mulle oma proovide vastuseid ja siis me seda kõike ka, vabandust, hindame ja nii edasi. Ja minu vastuvõtt ei lõpe sellega, et ma panen toru, vaid ma hakkan teile soovitusi kirjutama. Nii et ikkagi selle poole pealt jah, on natuke erinev. et olge valmis, aga kuule, selles suhtes oli nii hea, et sa praegu ütlesid kaugvastuvõtud, sest mina elan ka Soomes ja ma tean, et siin kanalil on väga paljud, kes elavad Austraalias, Ameerikas ja ma ei tea, kus kohas kõik te elate. kommenteerige kusjuures siia alla ka, et kus kohas te elate, ma pole kunagi küsinud seda. tean lihtsalt osaliselt. kuule, aga mida tähendab see, et kui sinuga võtta nüüd ühendust see
ennetusmeditsiinikliinik.ee. ma praegu lugesin siin, prille on vaja juba, pani majas. mul ja, on tegelikult ka kuskil, ma ei tea, miks ma venekeelse lõpu praegu ütlesin. mul on ema ukrainlane tegelikult, mul on vene keel väga hea. Aga see, sul on vaja ju mingisuguseid näitusid, see tähendab, et vereanalüüsi peab enne seda kuskil tegema, on ju, mille alusel sa üldse inimesega hakkad rääkima. kuidas seda mhm. näiteks, kui ma elan nüüd Soomes, eks ju, või mõni tõesti elabki seal Austraalias, kuidas tema saab seda teha, et sa näeksid? Äh, ja see ei ole ilmtingimata vajalik alati, et me võime konsultatsiooni käigus ka otsustada, milliseid analüüse võib teha. kui elate Eestis, siis neid saab ka Synlabi silmasaatekirjata anda, enamus neist. aga kui on vaja, ma saan ka pabersaatekirja sisse skännida ja teile ja laborisse ära saata, et siis te maksate lihtsalt seal kohapeal ja registraator näeb ka seda saatekirja. Aga kui välismaal jah, siis te lihtsalt saadate mulle neid andmeid. noh, kõige, ütleme nii, ohutuse küsimus on siin ka, eks, et isiklikud andmed ja natuke, siin ongi kahjuks selline ainult võimalus, et krüpteerida. meie kodulehel on ka kirjas selle konsultatsiooni see ploki all, et kui te soovite, te võite kõiki oma andmeid krüpteerida minu isikukoodile ja siis ainult mina saan siin seda lahti krüpteerida ja siis vaadata. Aga jah, et ühikud võivad natuke erineda, näiteks Austraalias, Ameerikas ja Euroopas, aga üldiselt mida rohkem infot ma saan ka dünaamikas, ka elustiili suhtes ja tavaliselt, kui inimene tuleb vastuvõtule, no näiteks need inimesed, kes on juba minu vastuvõtul käinud, et nad teavad, et nad pigem järgmiseks vastuvõtuks juba saadavad mulle ette või tulevad mingid välja trükitud nimekirjaga, mida on nad söönud, siis noh, kasvõi 2-3 päeva jooksul, kuidas on trenniga, kuidas on unega, magamineku aeg, ärkamine, ärkamised, une kvaliteet, kui kannavad mingeid trackereid, südame löökide variaabelsuse, HRV, stressitase, une kvaliteet, öine pulssisagedus ja ravimid, toidulisandid, mida võtavad. jah, et see natuke säästab aega, aga need on väga olulised asjad, ilma milleta lihtsalt ei ole võimalik mingeid edasiseid samme. sageli kirjutatakse näiteks kirja, et tere, mul on kolesterool, mul on näiteks halb kolesterool 2,3, kas see on okei okay? Mhm. Vot see on kõige suurem probleem. okei, ma võin teada vanust ja ma võin teada sugu, aga loeb alati kontekst. näiteks kui see inimene, kes kaalub 100 kilogrammi, kuigi tema optimaalne kehakaal on 55 ja kellel on see kolesterool 2. või kui see inimene on atleet, kes hästi magab, maandab stressi ja elab tervislikku eluviisi ja temal on see halb Mhm. kolesterool natuke üle normi. täiesti kaks erinevat inimest ja isegi siis, kui nende analüüsid on erinevad, aga riskid ei pruugi olla üldse nende odavamate sõeluuringute põhjal nii-öelda kooskõlas nende kehaehitusega, rasva jaotumisega ja kõige muuga. nii et seal on väga palju tegureid. mulle no, võib olla ka ette heidetud, et ma olen nagu liiga ettevaatlik, mul on liiga selline liiga uuriv, et seda võib-olla ei olegi vaja iga inimese puhul teha. mina isiklikult eelistaks, kui ma tuleksin arsti vastuvõtule, mina tahaks, et see arst läheks nii sügavale Mhm. kui võimalik, et ta selgitaks mulle kõik minu, ma ei tea, võimalikud riskid. okei, kui ta võib-olla ei paku mingit universaalset lahendust, aga ütleb mulle, okei, et selle aasta jooksul me tegeleme sellega, järgmise aasta jooksul sellega, mitte nii, et 10 probleemi korraga, aga ma vähemalt tahaks nendest teada. Mhm. ja kui sa tuled vastuvõtule ja sulle öeldakse, sul kõik on hästi, 3 vereproovi põhjal veresuhkur, D-vitamiin ja üldkolesterool, no millest me siin räägime? tead, Sergei, see on nii naljakas. ja, selles mõttes, et minule ka pöördutakse, et üldse enda andmeid ei anta, no kuna ma olen numeroloog, eks ju, siis ütleb, et mu partner on sündinud näiteks no X päeval ainult ütleb päeva, mitte üldse kuud ja aastat ei pane, aga enda kohta üldse andmeid ei pane. siis ma mõtlen, et okei.
Väga hea küsimus, et ma ei tea isegi, kust nagu lähtuda. just. Ja see on hästi-hästi kihvt, et teie, kes te ka teenuseid pakute näiteks, kus teil on vaja siin analüüse, eks ju, ükskõik, kas siis näiteks mingeid andmeid või nii nagu Sergei on siin arstina, et kas teil ka selliseid, noh, selliseid niinimetatud lahedaid juhtumeid on olnud, et kus nagu tahaks aidata, aga sul pole mitte kuskilt kinni võtta, kuidas aidata, andmed puuduvad. Äh, Ehk siis ja, äh, sinuga saab siis võtta, kus kohas sul oli see vastuvõtt Tallinnas, ütle korraks uuesti. Medemis kliinik, medemis.ee. Ja siis meie sarnased, kes välismaal elavad, siis me saame võtta sealt ennetusmeditsiinikliinik.ee just. ühendust. aga tead, mina käisin nüüd mingil ajal tegemas, ma olen oma kanalil seda paljudele rääkinud, sellist vereanalüüsi, kus kohas olid siis nagu mingid toitained, mida ma ei tohi süüa, seal olid nagu mõned täiesti punase peal. kas näiteks, kui mul on nüüd selline analüüs tehtud, kas ma saaksin sellega ka tulla, seal pole mingit nagu verenäitude kohta midagi muud kui ainult see toitainete nimekiri? See on väga huvitav test, toidutalumatusse test, just. neid on erinevat tüüpi ja ma oletan või kui sa oled teinud seda, seda pakutakse nii kuivveretesti kaudu teha, kui ka näiteks päris vereproovidest ja näiteks ka Synlab ja paljud muud laborid päris nagu pakuvad seda nagu ametlikult, aga selle testi taga on väike selline kahtlus just selles osas, et selle testi jaoks ei ole kuldstandardi ja see on kõige suurem mure sellist tüüpi testide jaoks, et ei Mhm. ole olemas ühist kuldstandardi, muidu kõikide analüüside suhtes enamus on olemas kuldstandard. et kõik laborid, kus iganes nad asuvad, nad teevad või tuginevad sellele standardile ja näiteks see on norm või kui see oli üle normi, siis selline, kui on alla normi ja nii toidutalumatuste testide kohta kahjuks ei ole iga tootja ise, nii nagu mikrobioomi analüüsi kohta, töötleb ise välja oma standardid ja see toob väga palju segadusi. sa võid Mhm. teha erinevates laborites toidutalumatuste testi, sul ühes laboris jääb see roheliseks, teises läheb see juba punasse ja nii edasi. see analüüs loeb immunoglobuliin G alamklasse ehk sellist, mis määravad kokkupuudet toiduga ja see on ka üks huvitav asi, sest see ei pruugi peegeldada sinu liigset kehareaktsiooni sellele toidule, vaid seda, et sinu kokkupuude selle toiduga on olnud näiteks elu jooksul rohkem aktiivsem võrreldes muudega. määratakse eraldi IgG4 klasse, siis on veel 11, no ma lihtsalt ei tea, millest sa oled teinud. see on veel nagu üks alamosa nendest antikehadest, mida keha toodab vastusena valkudele, mida sa saad toiduga. sest Mhm. ei määrata just nagu toitu, vaid määratakse sinu keha vastust sellele toidule või muudele ainetele. aga tegemist ei ole allergiaga. Mhm. tegemist on sellise viivitatud või pikalt kestnud või kestva reaktsiooniga sinu keha, reaktsiooniga toidu suhtes. ma tean paljusid inimesi, kes on seda testi kasutanud ja on soovitusi järginud, mida on muidu väga raske järgida sageli, kui sul ei ole sellist coach'i, kes sind 2 nädala tagant takka ajab ja ikkagi küsib üle ja toetab, et kas sa oled seda teinud, otsib mingeid mm, lahendusi või tähendab, aitab lahendusi leida, mingeid alternatiive ja nii edasi. muidu kõik paljudel lõpeb paari nädala möödudes, et lihtsalt visatakse nurka see tulemus ja hakatakse sööma nii nagu tavaliselt. aga ma olen näinud väga häid tulemusi, eriti näiteks nahahaiguste ja seedeprobleemide suhtes. Ja jälle sa saad aru, sa, Sergei, nagu tunneksid mind, ma olen selline, et mul järjepidevus puudub tavaliselt toitumistega, no see on klassika, onju. Ainukene, mis ma tõesti väga praegu teeme siin oma elukaaslasega, meil mõlemil on see, mis asi see nüüd on, pärm. pärm on see probleem, ma arvan, see on paljudel see pärmi probleem, et me vahetasime täiesti leiva ära, mida me võtame ja nüüd tänu ühele kliendile, aitäh sulle, kes saatis mulle nii armsa paketi, saad aru, rukkijahu ja siis, mis seal oli veel ja siis selle juuretise, nii et ma hakkasin ise leiba tegema, et see on nagu hästi super. sa saad muidugi siin rääkida ka selle pärmi kohta, aga üks asi, mida ma tahtsin, sa puudutasid seda süstimist ja see on hästi huvitav, see on hästi aktuaalne teema.
ja samas ka see, et ma kuulasin kuskil keegi midagi rääkis, et Ozempic, eks ju, on see vist üks süstidest. sa ei pea nüüd reklaami tegema, mitte midagi, lihtsalt see, et sina kui doktori vaade sellele, sa natuke puudutasid ka seda, et see hakkab silmanägemist sealt võtma, kõikidel asjadel on omad oired, aga kuidas sina ikkagi vaatad sellele, nüüd sa oled iseendaga nii palju tööd teinud ja aitad inimesi, et kas noh, kas süst on selline imeasi, mida võib proovida, aga pigem mitte, pigem tegeleda ikkagi oma kehaga, kuulata seda ja kõik need asjad. ma tegelikult juba ise vastan ka nendele asjadele. et midagi sinna natukene kommentaariks, ma tean, et väga paljud kasutavad seda siin ka ja, kuulajatest. ja. Ähm, mm, no mul on muidugi positiivsed kogemused seni, kuni inimene seda võtab ja enamusel arstidest või kasutab, süstib ja enamusel arstidest täpselt sama. Siis, kui patsient lõpetab, siis ta hakkab uuesti kaalus juurde võtma. See ongi kõige suurem probleem, kõige suurem selline culprit, kõige suurem arsti vaates takistus sest mida teeb see süst kalorid lugemata vähendab teie kalorite, söödud kalorite kogust, aga see on kõige hullem, mida teie keha üldse võib ette kujutada. Et te jääte toidust ilma. Ja mida te teete? Te kunstlikult süstite endale hormooni analoogi, mis pärsib kunstlikult söögiisu. Sisuliselt te vähendate jah, söödud toidu kogust ja kaloraaži oluliselt. Mõni inimene sööb 300-500 kilokalorit päevas, kuid süstides endale süsti, mis on väga tugev kalorivaegus ja millele keha alati reageerib stressiga. Ta ei saa aru, mis toimub, süstitakse hormooni, mis pärsib isu, toitu on vähe, aga meie geenid ei ole muutunud selles kontekstis, et me oleme endiselt kütid ja me oleme endiselt, no kes iganes me oleme, okei, keskkond on muutunud, aga mitte nii, et see ikkagi ei ole nii palju aega möödas sellest, et mitte tuhandet aastat, kus evolutsioon tõesti meid nii teeks ümber, et me üldse ei hooliks, kui palju meil saadaval toitu. Et keha peamine ülesanne on ellu jääda. Ja siis, kui me piirame kuude kaupa, aastate kaupa toitu, kaloraaži, siis lõpuks, kui me seda lõpetame, mida keha peab tegema, tal on tekkinud negatiivne mälu, et ta tahab kogu seda asja korvata, tahab kogu seda asja tagasi saada, sest ta tahab meid kaitsta, ta tahab, et me jääksime elu, aga nii väikse kehakaaluga ja me kaotasime seda nii kiiresti, et ilmselt toitu ei olnud võtta. Et 2 aastat näiteks ei olnudki toitu, mis see on meie keha arusaam sellest. Ja siit sünnivad, tähendab, sellepäraski ma üldiselt ei soovita seda ravimit. Me võime seda soovitada, praegu on populaarsemaks muutunud minidoseerimine või mikrodoseerimine, minidoseerimine, kui seda määratakse väikses algannuses selleks, et lihtsalt söögiisu natuke pärssida, et inimesel üldse tekiks arusaam, mis tähendab on olla, kui see inimene on aastaid olnud tugevalt ülekaaluline või no hästi tugevate magusaisudega, mis tunne see üldse on. Aga sellega peab alati kaasnema väga korralik ja järjepidev nõustamine, kehalise aktiivsus, toitumise, une osas, nii et valgu piisav tarbimine, sest kui sa süstid endale süsti, siis sa valku ka ju ei söö. Sa sööd natuke salatit, sa sööd natuke pudrukest, sa sööd natuke mingit puuvilja ja kõik. Ja sellega sul tekib väga räige ainete vaegus. Valgude, aminohapete, vitamiinide, mineraalide vaegus. Küll su kehas rasvas kõike seda on, aga sa sellega kaotad väga kiiresti. Nii et siin tõesti tuleb mõelda, kas see on õige valik, kas sa oled valmis oma elu muuta või jääd seda rohtu kasutama aastaid, aastakümneid. Aga see pole elu. Sinu keha ei ole loodud selleks, et piisavalt mitte saada toitu õiges kaloraažis. Nii et lahendus ongi see, mida mina pakun, on elustiili muutmine ja see on kõige efektiivsem
mingiks ajaks me võime seda süsti määrata väikses annuses mõneks kuuks, võib-olla 3 kuuks, pigem mitte alguses, sest meil on ka muid aineid või teatud toidulisandid, mis võivad aidata ka natuke söögiisu, magusaisu pärssida läbi närvisüsteemi mõjutamise, sest me tahaks inimestel, kes kas söövad üle või söövad rohkem magusat või söövad õhtuti ja öösel, me tahame rahustada neid, sest see söömise soov tekib siis, kui keha saab aru, et ta on ohus, ta vajab Mhm, energiat ja me peame seda ohusignaali maha võtta. mhm, Ja seda saab teha kas tõesti läbi kehaliste kogemuste, et igasugused massaažid, kõhu hingamised, kõik, mis on uitnärvi stimuleerimisega seotud või siis teatud toidulisandid, no või mingid muud sekkumised. tead, ma võtan selle asja nüüd niimoodi kokku, et kõige tähtsam on iseenda kehaga ikkagi sõbraks saada ja hakata kuulama seda ja needsamad, ma olen seda meelt, et kui võtad isiklikult endalt need vereanalüüsid ja uurida täpselt sinu endaga seotud probleemid ja sina oled selleks ju täiesti olemas, kes seda saab aidata. ma tean, et on veel igasuguseid neid toitumisspetsialiste, igaüks tahab selles suhtes ka head pakkuda teistele inimestele, et mulle väga meeldib sinu lähenemine, nii nagu ma ütlesin, sa oled täiesti nagu mingi oma tuttav sõber, kes on tulnud nüüd siin aasta jooksul niimoodi pilti meile nii muhedalt. ja ma saan aru niimoodi, et igatemoodi on võimalik kuidagi teha need vereanalüüsid, siis sina uurid neid ja puurid ja siis sa oled selles suhtes nagu toetav, noh, doktor, sõber seal, kes ka siis annab alati soovitusi, nii nagu sa ütlesid, mis on tegelikult ju see, mida minusugune ka vajab. ma olen sinna väike piduri ja kummivenitaja tihtipeale ja siis sa saadad mingi sõbraliku selle meeldetuletuse, et Merike, kas oled seda teinud ja siis nüüd See on oleks kõige aeg. efektiivsem, see on üldiselt kõige efektiivsem ja uuringud kõik seda näitavad, et see coaching'u teema ka kaalu langetamises, ainevahetusliku tervise saavutamiseks, mis iganes muud meeleolu näiteks puudutavad küsimused, coaching, noh, mingi aastatepikkune on kõige efektiivsem, sest sageli nii on, et see motivatsioon langeb nii alla, toetavat keskkonda ei ole, kehaprobleemid on nii sügavad, et lihtsalt sellest välja tulla ja tõesti sellist stabiilset nii-öelda rütmi saada, see on keeruline, et keegi võiks ikkagi koputada ja kogu aeg üle küsida. ja ma arvangi, seda me kõik vajame. kuule, Sergei, üks isiklik küsimus. mida sa sööd hommikuti? Täna minu esimene söögikord oli tund tagasi ja see oli 4 muna, hapukapsas, pool avokaadot ja aurutatud köögiviljad, lillkapsas ja oad ja siis veel natuke 100 grammi kohupiima jogurtiga, suhkruasendajaga, kakaonipsidega ilma suhkruta ja lodjapuu marjadega. kas te kuulsite, mis menüü praegu oli mehel, jah? mina tegin lihtsalt mingi 2 võikut. ohoo, ma varem ei hakka rääkima, mis ma sõin, mul on kohe piinlik hakkas. ja see ongi nii oluline, vaata kui see ei tähenda seda, et kõik peavad nüüd lodjapuu või mis värki, ma ei tea, mis asi see on üldse? sööma. lihtsalt kui tuleb vastuvõtule, no ma ei tea, mingi ärimees ja minu vastuvõtule ja ta räägib, et ta sööb ka hommikusöögiks võikusid mingi, ma ei tea, ühe juustuviiluga või mingi kanasingiga. no ma mõtlen, no kas sul tõesti ja ta on üleni haige ja kas sul tõesti ei ole muud midagi võimalust süüa. midagigi toitvamat süüa? issand, kuule, Sergei, ma arvan, et igastahes praegu on kanali tellijaid mingi 3000. Need, kes ei ole kanalit tellijaid, nüüd ole valmis, meid tuleb mingi terve armee, teate, ühendame käed, teeme Balti keti ja lähme Sergei juurde. Siis üks veel viimane küsimus, ma ikka jälgin kella, nii nagu meil kokkulepe oli. et kuidas sa ennast taastad? ma saan aru, et siit minu kanalilt tuleb juba armee inimesi ja siis see, et sa käid ju igal pool ju räägid, sa oled TikTokis, Facebookis, sul tuleb vist kogu aeg. kuidas sa iseendaga hakkama seal saad?
millised sellised restardi päevad sa endale teed või milline on see hetk, kui sa üldse kellelegi ei vasta, ei suhtle? natukene väike nipikene, räägi lihtsalt iseendast, et see oleks nagu huvitav. See on keeruline ja see ongi minu jaoks kõige suurem mure ja ma ei oska taastuda, ütlen ausalt. ma teen 2 korda päevas, üritan teha peaaegu iga päev hingamisharjutusi hommikul ja õhtul 10-15 minutit, no õhtul 15 minutit koherentset hingamist. Üritan teha iga õhtu yin-joogat peaaegu kõikidel päevadel nädalas, ja ma ise saan aru, et kui ma lähen magama kell 9, siis ma reeglina hommikul tunnen ennast välja maganuna, mis Mm. iganes kell ma pean ärkama. kui ma lähen magama pärast kella 10, siis ma mitte kunagi ei tunne ennast välja maganuna. nii et uni on minu jaoks hämardunud tuled õhtul, see on minu jaoks tundub kõige võimsam asi, mis mind järgmiseks päevaks inimeseks teeb jah, teeb, selles suhtes, et see normaalseks inimeseks. ja uni on nii oluline. tead, Sergei, ma ei tahaks kohe üldse sinuga jutuajamist ära lõpetada, aga lihtsalt elu pressib peale. mul on nüüd kuulajatele ka mõned küsimused, et kommenteerige just need omad kogemused, kes on getodieeti teinud või kes mingit dieeti. mina olen nagu miljon dieeti ära proovinud, ikka saad aru, dieet läbi, Merike tagasi, selline nagu oli. et noh, naeran, mis ma naeran, aga ja ka süste olen proovinud ja kõiki asju teinud, väike isiklik huvi oli ka ikka selle süsti suhtes. et kommenteerige siia ja samas ka see, et kui me nüüd paneme selle salvestuse kinni, ma tahan paar küsimust veel, Sergei, kiiresti sinu käest veel küsida, aga ka seda, et pange ka omad väiksed mõttekesed, võib-olla kui on Sergeile isiklikult küsimusi, siis minge sinna ennetusmeditsiinikliinik, oli see nii, .ee, küsige sealt otse, sellepärast et kuna Sergei on hästi hõivatud, siis tal arvatavasti ei ole aega tulla luusima siia neid kommentaare. et säästame Sergei aega. ma olen nii võetud, et sa tulid meie ette rääkima, et selles suhtes ma arvan, et sul oleks väga palju rääkida. räägi seda seal oma Facebooki lehtedes, ma olen täielikult sinu fänn. TikTokis tee neid väikseid story sid, ma lihtsalt kuulen ja ausalt öeldes ma olen innustunud sinust. aitäh, et sa oled olemas, Sergei. aitäh sulle, Merike, väga heade sõnade eest. jah, aitäh teile ka, kuulajad, nii et kommenteerige, aidakem teineteist ja vaatame, kuidas meil edasi läheb. Tšau. ja olge terved kõik. Aitäh.